tere, Kaidi! tere, Merike! mul on nii hea meel, et sa oled siin. Nii nagu ma ütlesin, siis mina olen mingil eluperioodil väga-väga innustunud olnud kõigest sellest, mida sa oled teinud. Mitte see, et see oleks nüüd vähenenud, lihtsalt see, et mingil eluetapil oli mul seda väga vaja. Ja sa oled mitte ainult minu elu muutnud, sa oled väga paljude inimeste elu muutnud. Ja näed, ma läksin isegi näost punaseks, sest mul on tõesti, mul on nii suur austus sinu vastu. Et aitäh sulle, et sa oled olemas. Ja näed, isegi hämmingusse läksin. Ja Kaidi, siis minu eesmärk on tegelikult see, et nii nagu ma ütlesin, ma olen tänulik ja ka see, et see minu rõõm ja minu tänutunne ei jääks ainult minule, et ma soovin, et sa räägiksid, kes sa oled, kui mõni ei tea näiteks. Ja teie, kes te nüüd kuulate, siis ka kommenteerige, kuidas teie teate Kaidit. See on hämmastav naine. Kaidi, kes sa oled? issand, ma just, appi, lõpeta ära. ma küsin kes teise ma küsimuse, kui olen? tahad. Oh my god. noh, ehk siis kes ma olen, kui ma vaid teaksin, on no, mu vastus. no väga hea et vastus. ma olen kõik ja samal ajal mitte keegi, et ma olen nagu jõudnud sellisesse kohta oma elus, nii nagu ma ütlesin Angela podcast'is ka, et ma olen jõudnud nüüd sellisesse kohta, et mind huvitab see, et kuidas olla mitte keegi. kui kõik tahavad olla kogu aeg keegi, siis kuidas olla mitte keegi, aga mitte just selles mõttes, et justkui ohver, vaid justkui see, et ma olen ja loon ja elan ja oma tões ja näha seda maagiat, mis mu ümber siis parasjagu ilmub, sest et teadlikkus on kõige väärtuslikum vara ja see on see, mis mind kõnetab. mm. väga hea vastus selles suhtes, et ega ma ei oodanudki, et sa ütled, et sa oled seal terapeut. no seda ma üldse ei oodanud, kusjuures see selline üldine vastus, mida öeldakse, et ma olen naine, siis Mhm. selline veel originaalsem vastus on olnud see, et ma olen mina ja Mhm. nii edasi, et selles suhtes Oo. see oli väga hea, noh, ehk siis lihtsalt, et ma olen mina olen mina. jah, Ja, jah. et aga see vastus on ka, kõik vastused on õiged. Ja tead, Kaidi, enne seda, kui me mina panin õigemini siis salvestama, siis sul on võrratu kodu, kus sa elad. On. Ja siis kusjuures ega sa ei jäta seda ka ju saladuseks, seepärast et mina jälgin sind Facebookist ja seal ikka näeb, milliseid üritusi sa seal teed, sul oli mingisugune laat, ma täpselt ei tea, kui ma ütlen nüüd praegu valesti, siis ma naudin alati seda, et sul mingid asjad hõljuvad kuskil puude vahel ja Mhm. kõik sellised asjad ja siis sul on imearmas koer Mhm. ja kõik sellised asjad. Sa toimetad seal, sa teed oma asju seal, nagu ma aru saan, ja sinu elu ongi sinu kodu ja sina lihtsalt oledki seal. Äh, no selles kohas, kus ma siin nüüd olen, elan siin juba nüüd siis 2 aastat. ehk siis ma tegin omale pisikese väikse maja, mis on 40 ruutu. ma elan oma koeraga siin, et see maatükk on mul juba siin juba pikemat aega, kuskil 2008. aastast. aga see maatükk siin Tallinna lähistel Raasiku küljel ühes väikses külas, see on justkui sihuke huvitav asi, et mul on see suhe selle maaga kuidagi väga sügav. sest et see maatükk ei ole, no kõigepealt tema tahtis mind omale ja Mhm. siis ma olen siin proovinud siin kõikvõimalike eluperioodide jooksul teda müüa. kõik käivad ja ahetavad ja keegi ei osta. Ja Mm. siis mingi aeg tagasi ma saingi aru sellest, et siin ei ole midagi, et mina oman maad, vaid maa omab mind. nii et ma pidin siia tulema, ma pean siin olema, siin on avanenud tohutult suured erinevad igast portaalid ja allikad ja mingisugused rahnud ja ohvrikivid ja asjad, et nagu ühesõnaga, ma olen väga põnevil, mis siin veel avalduda saab ja muidugi ma armastan mu kodu, sest et jah, mulle meeldib siin. Jaa, siis vaata kui huvitav, nüüd ma tahan ühte asja puudutada, mida me veidikene puudutasime enne seda eetrit. sa ütlesid, et see maa omastab justkui sind või on juba ammu omastanud sind, sina sellest lihtsalt aru ei saanud ja kuna sa oled oktoobrilaps, oktoobrilaps, issand kui kihvtilt see kõlab. mäletad seda aega, kus olid need jah, oktoobripärgid siin onju, oktoobrilaps, ma olen ka olnud oktoobrilaps. oled, on ju, jaa, üliäge.
kommenteerige ka teie siin, kes te kuulate, kas te olete olnud oktoobrilapsed või pioneerid või mida iganes. aga mida tähendab siis numeroloogiliselt, ikkagi kanal on ju numeroloogiline, et natukene seda särtsu ka teile siia vahele, et üldse sinu edukuse kood on 11 8 1 2 ja see oli nii kihvt, kui Kaidi ütles, et noh, vaata, mis numbrid mul sealt tulevad ja Kaidi on veidi kursis oma numbritega, nii et väga vinged numbrid on sul, sul on tõsiselt ettevõtlikud numbrid, nii et ma olen sinust aru saanud ja sinust tegelikult mingil perioodil ka snitti võtnud, et sa oled julge, sul on mingi oma elumall, oma uskumused ja sa ei karda neid edasi anda teistele inimestele, see on lihtsalt hämmastav, milline oskus sul on olnud, see on see asi, mis meil paljudel eestlastel ju puudu on. sa tead, aga sa ei räägi ja veel see, et sa veel väga avalikult räägid, see on au, kindel ei vaata, mis mu sugulased ütlevad ja nii edasi. et sinna me veel jõuame, aga see oktoobri lapsest tahtsin seda rääkida, et ja see, kuidas see maa omastas sind, siis kellel näiteks ei ole nüüd oktoobri lapse märki on ju seal või siis kes ei ole oktoobri laps, mina näiteks ei ole. aga mu sünnikaardis on number 10 olemas ja ta on just sellises kohas, mis viitab, et elu justkui 25 kuni 35 on nagu Ameerika mäed, et umbes tekib elus perioode, kus tahaks lihtsalt nagu öelda ja mõelda ja teha ka, et no kõik, mulle hvatit. aga ikkagi universum hoiab sind, sellepärast tal on sinuga plaanid. ja näed, seal sa nüüd oled, eks ju, müüa ei saanud, sellepärast et ei olnud plaanis ja sina pidid lihtsalt sinna tulema. ja kuidas sul see 25 35 seal on, et on sinna mingit sellist perioodi ka tulnud või mingit hetke, et kus sa mõtled ka, et väga lihtsalt tulin välja. no tegelikkuses no see võib-olla isegi 1 aasta varem oli see, mis oli ikka üsna niisugune noh, no raputav, ütleme Mm. siis nii, eks ju, see Estonia hukk, et ma töötasin Estonia peal. Ja siis, kui ma otsustasin lapseootele jääda, siis ma kohe jäin, see oli niimoodi, et otsustan, põmm, jäin, põmm. Ja too hetk, kui ma olin siis, olingi üsna sihuke värske, rase naine, süda oli paha ja ei tahtnud tööle minna, ehk siis oli minu vahetus Estonial, siis ma lihtsalt nagu kehal oli nii suur jõud, ehk siis mu kehal oli nii suur jõud, et, et lihtsalt ükskõik kui suure tahtejõuga ma sinna oleks ka läinud, ma poleks lihtsalt suutnud. Ja too siis päev oli siis reis, kus laev uppus. Mm. See oli sihuke üsna raputav, ma olin siis 24. See oli sügisel, eks ju. ja, ja ühesõnaga sellest alates, noh, ja seal muidugi selles perioodis oli tohutult palju, noh, lapsed mõlemad sündisid, teine laps sündis 2 aasta pärast. Ja siis no kõik see, et kuidas ma nagu, ma olen ka hästi ettevõtlik olnud terve elu, et ma tahan nagu midagi teha, ma tahan midagi luua, aga nende tittedega kodus olek lihtsalt, mõtlesin, ma lähen hulluks vahepeal, see oli niisugune väljakutse, et minu loomisjõud oli nii suur. ja, ja siis ma hakkasin tegema ühte äri, ühte otsemüügiäri, ma olin siis niisuguses firmas nagu Tupperware või Tupperware, kuidas keegi tahab väljendada, eks ju, ja olin seal päris pikalt, ehk siis peaaegu 17 aastat. et hästi kiirelt nagu läksin nii-öelda oma karjääriredeliga kuhugi, kõik imestasid, kuidas see võimalik on. Mm. aga et suhetes oli mul keeruline, oli ikka Mhm. väga keeruline aeg. Mhm. no kuule, see on juba märk sellest, et sind hoitakse kuskilt ülevalt poolt, et ja see meie kõige suurem indikaator on ju meie keha, sest keha ei valeta ju mitte kunagi, et vahva, et sa meiega koos oled. ja, ja nii ja. ta on. Jõhker, mul on, saad aru, siin juba 15 korda vist külmavärinad niimoodi läbi käinud, okei, jätkame. jätkame. hämmastav, lihtsalt see on nii hämmastav, kuidas kõik asjad juhtuvad millegi jaoks, et teate, numeroloogiliselt, ma ei tea, miks ma praegu seda pean jagama, aga on olemas teatud sellised asjad, mina ise seda ei ole uurinud, aga meie õppeprogrammis on see läbi käinud, kui toimuvad sellised katastroofid, mingid suured katastroofid, siis lihtsalt suurel hulgal inimestel ülemaailmselt, kes sinna siis satuvad, on teatud numbrid, kus nendel lihtsalt lõpebki ära, nende elumissioon sai siin läbi ja nad lihtsalt satuvad sinna ühte kohta. ja kui ma seda õppisin siin numeroloogia koolis, siis ma mõtlesin, et see kui õudne see tegelikult on, samas on see nii õudne. ja ärge arvake, et ma tean, kuidas seda arvutatakse, sellepärast et õpetaja ütles, et ta ei õpeta meile seda, sellepärast et see tekitab lihtsalt palju probleeme ja muresid.
jah, Mhm. ja et ei ole vaja kutsuda seda, mida sul ei ole vaja teada, et on vaja usaldada ja õnneks meil on hästi selline nagu toetav keskkond, see õppekeskkond, et lihtsalt inimesed elaksid Mhm. päevast päeva ja tunneksid seda igat päeva kui ühte suurt elu. Ma läksin väga tundeliseks, aga see sinu lugu on lihtsalt niivõrd selline kõiki kohale ja paigale raputav, et ka sinu jaoks arvatavasti oli see mingi hetk lihtsalt see, et no kõik õnnestus. see oli see hetk, kus ma hakkasin nagu päriselt aru saama, et siin ei ole ainult mingi, et mina tahan midagi, Mm, vaid et ma nagu olen juhitud, sest et noh, ikka päris pisikesest peale, noh, mul on olnud peas siukseid mõtteid, et raudselt mind sünnitusmajas vahetati ära või mis koht see on, kus ma siin elan, et miks inimesed ei armasta üksteist, ühesõnaga igasti veidrad asju, siis ma olin 14, hakkasin lugema Luule Vilma raamatuid kuskil koolis pingi all, oh, vaata. oh. ja siis, ja siis ühesõnaga väga vähe oli neid, kellega sai vestelda mingeid selliseid teemasid, mis on justkui nähtamatud, asjad, millest keegi ei räägi, aga mind alati huvitas see, mis on keelatud. Mm. et Väga põnev. Juba Mhm. see näitab, et vaata, arvatavasti teiste arvates, eriti sa oled veel selline nõukogude aja naine, vaata nii nagu minagi, et siis sa olidki imelik ja sellest ei julenud ja ei tohtinud ju kõva häälega rääkida, et sa arvatavasti ka, ma ei ole su sünnikaarti piilunud, et praegu tekkis selline hasart kohe, et kurja, ma oleks võinud teil sünnikaardi korraks lahti teha, et vaadata, sul on raudselt peidus mingisugused sellised esoteerilised numbrid, mis sind mõjutavad, sest see asi, millega sina tulid minu ellu, õigemini juhuseid ju jälle pole ju olemas, on ju, siis see trigerdas mind täiesti heas mõttes ja õppisin ka seda tehnikat, seda Access Bars. Aga neid versioone on ju ka palju, nii et natukene nüüd juba ütlesin, et millega sa tegeled ja kes sind esimest korda kuuleb. Sa rääkisid Tupperwarest. Mis Tupperwarest edasi sai ja mis seal Tupperware aeg juba oli? Tupperware, issand, ma mäletan väga hästi, meil käis ka kodus, kuule, kutsusime kõik kokku ja ja kõik kostsime manti ja nii kõik olime õnnelikud. täiega, sest et ma olin tittudega kodus, ma naeran, et tittudega, see oli minu jaoks tüütu aeg. aga noh, nunnud, toredad mehed ja nüüd, 31 ja 29, siis vanem poeg on, eks ju, see, kes on see nii-öelda minu teise sünnikuupäeva justkui nii-öelda kinkija. aga mis sai edasi, ühesõnaga hästi kiire nagu edu, ma nagu ei teinudki midagi, aga mulle tohutult meeldis süüa teha, mul on perekond, noh, ema on hästi selline kodu ja söögid ja sihuke kogu pere laua ümber ja koogid, asjad, mul on terve elu olnud, õde vastupidi on sihuke, et kuidas muna praadida et nihuke, okei. et mul on nihuke kodu on hästi oluline. ja siis mm, ma tegelikult, mind edutati hästi kiiresti seal Tupperwares ja no 97, 94 oli see laevaõnnetus, 97 siis ma asusingi Tupperwaresse ja see oli siis 2 aastat sellel ajal juba eksisteerinud, siis ja ma olin seal Tupperwares kuni 2014, aga siis edutati ja erinevatel siis juhtimisalastel kohtadel ma siis olin. et põhimõtteliselt 2001 kuni 2014 väikse pausiga vahepeal olin, ma siis juhtisin 9 Tupperware justkui ettevõtet, mis olid siis kogu Baltikumis, mis oli ka väga-väga edukas. Mm. ja samal ajal kuskil 2008 ma läksin Holistika Instituuti, nii et ma noh, samal ajal, eks ju, tegin seal igast muid asju veel, eks ju. Mhm. ma lõpetasin holistika 2012, aga ennem seda siis juhuslikult mul kolleeg seal Uppervaares, üks Joakim Nissen, kes oli rootslane, rääkis mulle ühest raamatust ja siis ma mõtlesin, et oh, väga põnev, rääkis Accessist ja siis ta tegi ühte naljakat või sihukest huvitavat, sihukest, minu jaoks oli too hetk naljakas, sest mina käin ju Holistika Instituudis, ma olen ju nii tark ja vaata, ma olen niisugune terapeut. Absoluutselt ja arusaadav. see oli naerma, tegi ühte sihukest huvitavat asja, ma praegu mõtlen ka, et noh, et ma olen praegu sihukeses kohas, see on normaalsus. ta võttis, ühesõnaga me maitsesime seal mingit veini ja tegime mõlemad krimpsusnägu, et see oli mingi, onju, see oli mingi õhtusöök. ja siis ta paneb oma käe, paneb selle veiniklaasi peale ja siis jutustab mu edasi. ja siis paneb teise käe minu veiniklaasi peale, jutustab muga edasi. niimoodi muuseas, mis ma olin nii uhke, et ma ei julenud isegi küsida, et mis sa teed, vaata. Mm. onju, noh niimoodi Mm. ja pärast, kui ta siis selle käe sealt ära võttis või maitsesin seda veini, siis noh, täiesti teise maitsega ja ma ikka ei julenud küsida, mis hookus-pookus sa siin tegid, vaata.
ja siis ma läksin koju kiiresti otsima ja sealt sai alguse põhimõtteliselt minu jaoks siis üks koht, üks selline nagu suur algus, mis oligi siis Access Consciousness, oli 2012. ehk siis see on niisugune nagu programm, kus on erinevad tööriistad, et avada ennast teadlikkusele. ehk siis nagu noh, põhimõtteliselt ise lukustada ennast lahti kogu maatriksist, alateadvusest, programmidest, asjadest teadlikkusele. ja sealt hakkas siis minu see nii-öelda see teine suur laine pihta 2012. Vau. ma mõtlen seda, ma olen aastaarvudes natukene selline võhik, mul ei jää asjad meelde, ma mõtlen, millal sa tulid kunagi Soome. ma veel mainisin sulle, et sa käisid Soomes ja siis ma vaatasin, siis ma olin nii õnnelik, siis ma olin nii uhke. ma olin sinust juba midagi teadnud, sa tead küll seda, vaata, kui sa näed mingit teatud superstaari ja siis ta tuleb. aga no see koht ei olnud mingi selline, mingi Saku Suurhall, kuhu sa tulid, aga meid oli ka päris hea grupp inimesi, et siis see oli võimas. 2012. ma just mõtlen, et see, ma usun, et see oli mingi 2014 või 2015. võis olla, sellepärast, et peale seda läks see buum täiesti siin Soomes siis lahti, ehk siis Helsingis käisid sa kuskil ja siis juba tulid inimesed, kes õpetasid seda ja sa olid juba väljaõpet teinud ühtedele ja teistele, see oli võimas. siis ma hakkasin ise seda teenust pakkuma, mingi aeg ta jäi, seepärast et ma olin ripsmetehnik, tahtsin seda kõrvale teha ja siis ma sain aru, üks asi, mis mulle nagu nii meelde jäi kuskil sinu lausetest kuidagi väga metsikult kaugelt, oli see, et kui tekib mingi äkiline valu, siis see küsimus, et küsi, kellele see kuulub. ja ma kasutan seda kogu aeg. vaata, üks pisikene lause, mida sa oled arvatavasti öelnud kunagi muus eas ja see on mul kogu aeg siin, seepärast et ka kui tekib mingisugune valu, mis nagu mul ei ole seda enne olnud, no siis ma küsin ka, kellelt ma selle kui käsna kalla enda sisse võtsin. et, Mhm. et sinu õpetused, sinu kuldsed laused, nii et ma olen väga tänulik sulle, sest mina kasutan kogu aeg seda, et kellele see kuulub, see ei ole minu oma. Just, jaa, sest et noh, see ongi teadlikkus, sest me oleme ju energeetilised olevused, on ju. ja meil on kehad, eks ju, kehasid me loome, meil on võime lõputult vastu võtta ja tegelikult me peaksimegi lõputult vastu võtma. üks lause, mis mind täna hästi kõnetab, on see, et anna heldelt ja võta vastu lõputult. et see ongi see, mis me tegelikult võiksime ja peaksime kogu aeg olema. sest et kui on kuskil valu, siis seal on mingi vastupanu. ja tegelikkuses vastupanu oled sa omaks võtnud, mitte selle, et see valu on kuidagi halb, vaid see vastupanu sellele mingile infole on see, mis tekitab selle asja. ja kellele see kuulub ah,? Teadlikkuse nagu, okei, davai. Siis nii, hakkas see kõigest sellest, noh, sa ei hakanud nüüd sellest veini joomisest sul see kogu lugu, aga lihtsalt see, et sa said aru, et energeetilisi sise saab asju puhastada. kuidas jah. sinu elu siis nagu edasi läks? sa vaatasid nagu suu ammuli ja hakkasid ju puurima, sellepärast et sa kuidagi ju levitasid seda infot nii kiiresti edasi, ma ei tea, kui kiiresti, aga mis sinu elus hakkas toimuma, sa hakkasid ju hoopis teistmoodi tunnetama, nägema, Mm. kas oli normaalne, kuidas su lähedased sinusse suhtusid ja nii edasi või sul oli ükskõik kõigest? no see oli üks, kuna ma olen sihuke, kui sa noh, vaata, kui sa praegu juba vaatad, siis noh, ma natuke rääkisin, siis kõik on kuidagi sihuke nagu hästi nagu, kui tuleb mingi laine, siis tuleb nagu pff, eks ja, ju, ta ei tule niimoodi rahulikult, vaid ta tuleb nagu tohutu jõuga. ja mul on vahepeal häälera, kui sa kuuled. ja. et kui ta tuleb, siis tuleb sellise tohutu jõuga. ja seal oli siis täpselt samamoodi, et minu nii-öelda teadlikkusele avanemine, saades siis endast teadlikumaks iga päevaga, ma esimest korda siis neid tööriistu kasutades hakkasin päriselt nagu nägema, et oota, oota, et mitte, praktiliselt mitte miski, 99% asjadest, mis mu elus on, mis ma teen, kuidas ma mõtlen, kuidas ma suhtlen, mida ma nagu ette võtan, kuidas ma ette võtan, 99% noh, ei kuulu mulle, välja arvatud rõõm, mida ma kogu aeg olen nagu, kus ma olen tundnud ennast nagu vabalt, on ju. ja teine asi, siis see, kus ei ole ühtegi hinnangut, ehk siis on niisugune nagu vabadus, vaata, et kõik võib olla ja ühtegi asja pole hukka mõistetud ega arvustatud, vaata, et midagi on õiget, midagi on valet. et need kaks aspekti. ja muidugi siis ma sain, noh, tekkis see koht, kus ma hakkasin täiesti pekkis nagu, et kui ma olen niimoodi andnud maailmale,
nagu heldelt, nagu ma siis ütlesin, vaata, eks ju. mm, et anna heldelt, ma olengi heldelt andnud, aga ma olen andnud selliselt, et ma sain aru, et jeebus, ma pole endale suurt midagi andnud. mhm, Et kes ma olen, milline naine ma olla tahan, mida ma veel kogeda tahan, eks ju. Ja vot siis hakkas üsnagi sihuke keerukas värk, sellepärast et noh, siin maailmas järsku nüüd ma hakkasin enda peale mõtlema ja nüüd kõik see, mis väljapoole läks, hakkas nüüd siiapoole tulema, püha püss, on ju. Ja see oli raske, et perekonnas, noh, mul oli ikka väga keeruline, siis ma lahkusin, olin siis omaette, läksin täitsa eraldi. Ja jätkasin Accessi õpetamist inimestele. noh, ühel hetkel mingi aeg tekkis niisugune koht, et ma töötasin, vaata, see on nüüd kõikvõimalike õpetustega. noh, see on, noh, ma praegu nii selgelt tunnetan seda kohta, et ma kadusin ära selle access'i justkui sisse, ehk siis põhimõtteliselt et vaata, kui sina ka, et jumaldasin ja nii tore ja issand, kui äge ja neid oli ju tuhandeid. mm, Aga noh, mina olen harjunud olema, eks ju, nagu seal Tupperware'is samuti laval, eks ju, ma noh, plaksutavad kõik ja muidugi ma nagu seal töölgi ma kogu aeg ju andsin, eks ju, kogu aeg inspireerisin mingisuguste sõnade ja asjadega. ja siis, kui sealt lavalt läksin maha, ma läksin oma koju rahulikult, onju. aga nüüd Access'i ajal juhtus selline lugu, et ma jätkasin ka siis, kui ma läksin koju. see tähendab seda, et ma andsin iseenda olemuse nagu totaalselt ja täielikult justkui selle Access'ile ehk siis mhm, justkui mu identiteediks muutus see. ja see oli õudne koht. see oli nüüd see koht, kus ma reaalselt põlesin läbi. ma hakkasin vihkama inimesi, ma läksin, eraldusin nagu niimoodi põmaki ja mul oli väga palju selliseid karme, hästi karme kogemusi, no tohutult raskeid hetki. oli siis lahutus, ma olin pikalt ühes teises suhtes pärast seda, siis oma laste isast lahutamist, ühes 6-aastases suhtes. siis ma läksin sealt lahku, läks hästi nagu koledaks asi ja siis samuti siis kuidagimoodi need lähedased inimesed, kes mu elus olid, kuidagimoodi ma sain kogeda sellist justkui nagu reetmist hästi palju. mhm, ja see raputas mind täiesti lahti sealt, ehk siis hiljem nüüd tagasi vaadates see pidigi nii minema, mhm, sellepärast et ma olin nagu saba ja karvade ja kõigega seal sees endale märkamata. mm, ehk siis, mis ma nagu sellega ütelda tahan, on see, et see tarkus hoida, et vaata, see Vali ennast me tegime 2005. aastal, kui oli Lea Tali oli ka veel siis meiega, eks ju, ja Lea mhm, Taliga me tegime igast toredaid asju koos, oli see koht, et ükskõik, mis me valime, et nagu vali ennast kõigepealt ja siis ülejäänud. ehk siis praegu ka nende spirituaalsete igasuguste praktikate ja asjadega, et need on lihtsalt, mina ütlen praegu selle kohta for the joy of it. nagu for the joy of it, lihtsalt mängi, nagu sa mängid nende numbritega seal on ju. et et mitte nagu võtta kõike nagu tohutult nagu issand jumal, see on nüüd õigus ja see on nüüd õigus, et see on mm. lihtsalt üks tore mäng, mida mina siin hetkel mängin kõikide nendega ja lihtsalt vahva on ju kogeda, kui sa Ameerika ütled ka, et sind on kõrgemalt juhitud. ja ma võtan Taro, Taro ütleb ka, kuule, sa oled kõrgemalt juhitud, noh, jumala lahe noh, davai noh. ja kas sa saaksid korrata veel korraks seda lauset, et anna heldelt? Anna heldelt ja võta vastu piiritult. Ja ma kirjutan selle üles piiritult. Aga kui nüüd räägitakse näiteks ka erinevates, ütleme, valdkondades, siis noh, see sõltub, mis valdkond, aga see, et sa pead ennast näiteks ka kuidagi kaitsma, oma energia välja kaitsma. kuidas siin selline asi, et kui sina oled holistilises instituudis ka käinud, ma muidugi ei ole ise seal käinud, ma ei oska mitte midagi rääkida, aga justkui see, et aga kuidas see toimub siis, kas vaata seesama, kui sa ütlesid, sa andsid ennast täielikult ära Accessile, siis see, et võtta vastu piiritult, aga saad aru, ma ei tea, kas sa saad aru, kuhu ma praegu saan lähen, aru, ma sa saan aru saad väga juba aru hästi. ja ja. vasta ehk siis midagi. see on nüüd see koht, et noh, vaata, kui ma hakkan sulle praegu vastuseid andma või neid teile, kes te vaatate, minu elutee oli selline. ma Mm, pidin ennast sinna kogu kupatusega sisse marineerima, et aru saada, Kaidi, ole kohal. mhm,
be you, nagu ole sina. Access ei tee sinust sind. sinu mm, kursused ja sinu imetlus inimeste poolt ei tee sinust sind. sinu tohutu anne tuhandete ees tusu lahti teha ja siis osad inimesed veel aastakümneid järgi räägivad, kui äge see kõik oli. See ei tee minust mind, mhm, vaid minust teeb minu see, et ma jään oma lihtsusesse, sest too hetk ma kadusin ära sellesse projektsiooni, mis mulle projitseeriti. ehk mis ma sellega nagu ütelda tahan, see teadlikkus ja kohalolu, minu nagu see kõige sügavam ja lihtsam olemus, sest nii mina kaotasin ennast sinna ära sellesse feimi, vaata. mhm. mõistad sa see, mõistan. see on see koht ja see on nüüd ülimalt mm, see on nüüd see koht, kuhu me nagu praegu on, kuhu kõik liigub, et me peatume, me nüüd jääme seisma, me aitab, need nii-öelda saavutame neid kõrgeid vibratsioone kogu aeg ja teeme, hoiame seda sagedust nagu stopp, meil on vaja seisma jääda nagu praegu, nüüd täiesti seisma, sest et siis pöördub kogu see asi, meil ei ole vaja kuskile joosta, me peame kuhugi midagi tõestama. Aga see, mis sa nagu ütlesid, et võta vastu piiritult tähendabki seda, et sa võtad ennast piiritult vastu Mm. nagu täielikkuses. mitte see, et vastuvõtmine ei ole see, et sealt väljast tuleb siiapoole. ennem tuleb siit siiapoole ja siis Mm. hakkab sealt väljast siiapoole tulema. aga me vaata oleme siis. vastupidi teinud selle asja. Jaa, vaata, see ongi see, et see lause on selles suhtes, et siin tuleb väga, väga teraselt seda kuulama, et ridade vahel on nii palju asju ära peidetud, see on seesama, mida mina ütlen ka inimestele, et inimestele, see on nii naljakas, kui see sõna inimene kõlab nii kummaliselt. esiteks alustasin iseendaga, kui ma üldse jõudsin siia, kus ma praegu olen ja üks sinu Mhm. õpetus on see üks protsess selles asjas, et vaata, ega me ei ole ju homme need, kes me oleme täna, me kogu aeg oleme mingis protsessis ja see, jah, et ma hakkasin õppima ennast vastu võtma just sellisena, nagu ma olen. et jah, ja see sinu näide on väga megalahe näide, sellepärast et minul on olnud ka perioode, näiteks ka seesama Access Bars ja kõik need Accessi värgid. ma võtsin raamatuid, ma lugesin, ma hakkasin täiesti koodiliselt teistmoodi mõtlema. mingi väike periood, kus ma uppusin täiega nagu sinna, kõik, ma pean võtma kõik praktikad ja mul sattus keegi, kes mulle õpetas, siis ta ütles ka, et alusta enne baasist ja seal on ju miljoneid asju, vaata, mida kõike nagu teha ja siis mingi aeg õnneks tuli ka jälle keha tuli appi. ja siis mingi aeg lihtsalt ma ütlesin stoppi, ma mõtlesin, et okei jah, et vaata, see ongi sellise, nii nagu numeroloogia mul praegu on. lihtsalt see, et ma elan maal, ma olen täiesti jalad maas, ma mingi 5 tundi päevas üldse kellegagi ei räägi, ma lihtsalt olen. ja see täiega toob mind jälle maa peale. ja see on nii oluline, mida sa, Kaidi, just räägid ja nii paljud praegused podcast'i külalised ütlevad ka seda või mainivad, et lihtsalt see, et sa jõuad lõppkokkuvõttes iseenda juurde, see on üks kõige olulisemaid asju, sest kõik vastused on ju meie sees olemas. jah, jah, aga me kogu aeg jookseme, me kogu aeg tormame ja ja, ja mõistan ka inimlikust aspektist seda kohta, sest ma vaatan iseennast tagasi, noh, sina ka, eks ju, et see vaimujõud on minus nii suur, on ju, ja noh, mu keha väljendab seda alati, kõik küsivad, Kai, mis trenni sa teed, ma väga ei tee trenni, aga mul on kogu aeg sihuke nagu hobuse, niisugune tulihobuse sihuke nagu figuur ja ma ei ole väga pikk, ma olen üsna lühike naine. et kuidas sa nagu, et mida sa teed? midagi, lihtsalt minu vaimujõud on nii suur, lihtsalt minul on tarvis jääda kohale sellega, jääda nagu enda juurde, sest et nii kui ma siit enda juurest ära läheb kõik lappesse, lihtsalt kõik läheb lappesse, ma võin lihtsalt nagu no ja ühesõnaga. tead, vahepeal siin, kui sa rääkisid ja hoos olid ja kätega vehkisid, siis hästi kihvt asi, mis ma tähele panin ja ma arvutasin, vaata ju sind. mulle kõik meeldib, see on kõik väga suurepärane, seepärast et see kõik kattub sinu numbritega. sest kui ma nüüd liidan ühed numbrid kokku sinu sünnipäevast 6 ja aastast, tuleb kokku 17. et sinna pole vaja palju mõelda, sina ise saad pärast mõelda, mis see on. ja see viitab täielikult sellele, et sinu loomuses on olla täht, staar, mingi asja spetsialist, siin maaletooja, ma ei tea, selline tead, mina. ja nii palju, kui mina Kaidit tean, siis Kaidi ongi üks access ja see oled sina ja sina oled see, kes on toonud kunagi just need teadmised, kuidas mina nagu rahunesin maha mingite asjadega, et ei ole vaja nagu nii palju joosta ja näha. muidugi sinul oli oma lugu, minul oma lugu ja siis see, et kui ma sinu elutee kokku arvutan, siis see on 19, see on päike.
ja kui sina ei sära välja, kui sina ei aita teisi, kui sa ei jaga seda armastust, mis sinu sees on, siis sa põletad ennast lihtsalt sees ära. ja seda sa oled ka elus ju jah, kindlasti läbi elanud, et sa oled ennast korduvalt ära põletanud. eriti vaata, kui mainisin seda, et me Nõukogude naised, noh, nali naljaks on ju irooniliselt, aga siis öeldi ju ka, et laps räägib siis, kui kana pissib ja kõik need sellised asjad. aga sinu sees on ju tuli, sinu sees on leek jah, ja sellega seoses noh, kommenteerige ka teie siin, Nõukogude inimesed, meid on palju siin et aga sinu sees on just see särts ja kusjuures nii huvitav, sa mainisid ka, et sinu käest on küsitud, kuidas sa nii heas vormis oled, siis ma olen näinud mõned trennivideokesed ka sinul, aga mõned ja väga, jah, vaata, see ongi võib-olla, et ükskord aastas tegid ja mõtlesid, et ah, ma filmin ka, et siis inimestel jääb kohe tunne, et ma pumpan kogu aeg. aga seesama, need ühtede meri, mis su sees on, see ju näitabki, et sa oled vormis, sa oled selline pigem kriips ja sul on energiat nii palju, et seda tuleb kogu aeg kulutada. ja, ja tõsi. nüüd ma tõmbasin su riidest lahti praktiliselt siin kõigi ees. väga hästi. jaa, no aga sa ise särtsatad ka seda hullult palju välja, nii et mina ütleksin, et see on väga võimas, et see pole ime, et sul Tupperwares ka läks niimoodi. ja seesama Access siis, kus sa oled, siis see ka. aga ma tahaksin jõuda sinna ka, et äkki sa räägiksid veitsa sellest vali ennast, see, mida sa mainisid ja sa ütlesid, 2005 oli see või? no põhimõtteliselt nüüd siis Access'i asju ma kasutan oma elus praegu edasi isiklikus elus ja kui ma teen tööd naistega ja siis inimestega, siis ma kasutan ikka neid tööriistu kogu aeg, eks ju. Mm. küll aga ma ei õpeta enam neid nii palju inimestele, eks ju, et noh, et kasutage ka, eks ju. aga 2000, noh, mind on köitnud seesama, mis sa ütlesid, see vali ennast ehk siis et see päris avastamine, kes ma siis olen ja kaks tuhat Mm. viis jah, me tegime ühe sündmuse Vaba Laval, kus siis esinesid päris ägedad inimesed ja ma praegult vaatangi tegelikult nende, kõikide nende inimeste, noh, suures osas nende inimeste, kes seal laval siis olid, justkui tähelend algas seal mingis mõttes, osad on justkui nagu vahepeal maandunud kuhugi ära ja siis vahepeal jälle tõusnud. üks oli siis Karmen Britson, Mm. Karmiola, kes nagu oma esimese sellise lavale tuleku pärast televisiooni, eks ju, tegi. Siis William Koval, sealt algas tema suur tähelend, eks ju, samuti siis jällegi kuskil hetkel igaühe teed viivad, kuhu viivad, eks ju. siis Lea Tali oli seal meiega veel, siis no palju selliseid tegelasi ja selle asja point siis oligi see, et me tooksime eneses, igaüks, meid oli 600 inimest saalis, pluss siis veel veebis vaatas päris palju inimesi. et me julgeksime otsa vaadata iseenda kõige hirmsamatele kogemustele või siis nende üleelamistele ja nendest kõneleda armastusega. ehk siis kõik rääkisid seal oma lugu väga palju haavatavat, väga palju haavatavat ja sellist nagu vastuvõtmise energiat oli seal, kus ilmselt saidki aru, et nagu oh my god, et ma olen ikka õnnega koos, et ma olen elus ja et Mm. mul on praegu selline tohutu võimalus nagu päriselt hakata elama siis selles oma tões, et ma ei pea olema keegi muu, ma ei pea vastama ootustele, ma lihtsalt võin ja mind on lubatud ja meid on siin 600, kes tahavad samamoodi, onju. nii et sealt pealt siis meil oli 20, ei, meil oli 20 massaažilauda olid seal saalis, meile tehti samal ajal siis selle kogu päeva sündmuse ajal tehti baarsi, inimesed said seda kogeda. ehk siis see on siis jah, pikutasid seal, Riina Raudsik oli meil laval, eks ju. no palju, seal oli palju erinevaid üliägedaid, et siiamaani me vaatame veel neid väikseid klippe ja salvestusi sellest, et see oli lihtsalt väga kihvt. Mhm. see oli väga võimas, mina vaatasin veebis seda ka, et see oli hästi-hästi hinge puudutav. ja ma arvan, nii mõnegi inimese elu muutus võib-olla peale seda ka kardinaalselt, mitte ainult need, kes laval esinesid. et ja jälle võib-olla koht, kus te saate kommenteerida siia, et kes seal kohal käis, kui soovite jagada. kuule, Kaidi, aga mis nüüd, mis toimetusi sa nüüd teed, sellepärast et ma ikkagi näen Facebookis, sul on mingi, ma tahan vägisi ütelda nagu karneval, aga sul on ikka selline show ümber maja seal vahepeal. ma võib-olla olen ainult paar väikest videot näinud, nii et ma lihtsalt liialdasin veits, jah. et, et võib-olla need ongi kõik
no vist natukene liialdasin ja, aga ikkagi armastuses sinu vastu, sellepärast et mulle väga meeldib, kui keegi kuskil midagi teeb. ja see on nii võimas, sest sul oli ükskord mingi punt naisi seal ja Mhm. milline sinu elu praegu näeb välja, et kui palju sa midagi kasutad ja on sul mingid tehnikad, mida sa kasutad või lihtsalt käid Prismas tööl võib-olla? et no igaks juhuks küsin, kus ma tean, ma pean kõik ja küsima mhm. Minu kõige suuremaks inspiratsiooniks on praegu keha hmm.. ja eriti naise keha. Ehk siis see intelligentsus, mis on maal, planeedil ja see, mis on naise kehal, need on praktiliselt üks ja sama. ja, ja puudutus ehk siis, kui me puudutame keha, siis toimuvad erakordsed asjad. No tegelikult see natuke läheb sealt edasi sellest baarsist, sest et no vaata nüüd, eks ju, tunneta, vaata, kõik, kes vaatavad ka, tunnetage, kui palju meid puudutatakse või üldse on puudutatud elus ilma hinnanguta, Hmm. ilma kavatsuseta, ilma agendata, ehk siis lihtsalt, ehk siis see puudutus teise inimese poolt ja loodus puudutab meid ilma hinnanguta, loomad tulevad, kuule, tee mulle pai, onju, et mul ei ole nagu nii mõnus, onju, Mhm. aga inimestel seesama, see vastuvõtmine, piiritu vastuvõtmine, me ei lase. Äkki tal on mingi kavatsus, äkki tal on mustad mõtted, äkki tal on, äkki tal on, äkki tal on. kuid Mhm. tegelikkuses kehad on ülimalt haavatavad ja eriti naise keha. miks ma sellest räägin, sellepärast et mul on nii-öelda kõiki pärast neid kõiki lahutusi, kõiki neid protsesse, kõiki neid tähe hetki on ju kuskil lavadel ja nii edasi, siis on see tunne minu sees, et ma olen siiski naine. nüüd me jõuame siia kohta, kes sa oled. näed, ma hakkab välja tulema. ma olen valinud siia tulla sellesse naise kehasse ja kogeda seda naiseks olemist, et mitte ainult seda säravat tähte kusagil, mis on nagu nii särav ja nii tuline. ja seda õrnust ehk siis kõik, mis seda puudutab ja see kodu, mis mul siin ümberringi on, kõik toetab, see loodus, eks ju. ja need sündmused, mis ma jah teen, ma teen siukseid naisteõhtuid aeg-ajalt kord kuus ja siis oma kodus Mhm. ja noh, see on ka piiratud hulgaga, et see ei ole alati nagu nii, et massides siia tuleb rahvast. küll aga siis ka vahetevahel talguid ja siukseid asju, kus rahvas käib, aga ma olen, nagu sa ütlesid, ma olen samamoodi päevas 5-6 tundi üksi. Mhm. ja siis, kui mul käivad kliendid, eks ju, ma teen nendega tööd, ma teen üks-ühele coaching uid, noh, et noh, see, mis inimesed on minu kohta justkui rääkinud, et ma olen jõudnud sinna kohta, et see ei ole enam nagu tegemine, et ma nüüd, et mul on niisugune mõte, et sul on justkui midagi viga ja siis ma justkui midagi teen ja siis sa jõuad kuhugi ja siis on sul hästi. Mhm. et see maailm on nagu täiesti out, sest et see ei ole tõde. eks ma Mhm. elan praegu sellises kohas, kus ma lihtsalt nagu kohtun inimestega, inimesed tulevad mulle nagu siis coaching usse 12 nädalat või siis vastavalt, mis me siis otsustame. kord nädalas siis saame kokku, et me lihtsalt saame kokku ja siis sealt just nagu tänagi siin vestleme, mingid asjad nagu ilmuvad, sest see miski, mis siin kahe vahel sünnib, nagu meilgi siin täna on ju ja vaatajad, eks ju, on see, mis nagu hakkab nagu lammutama seda, mis on tahke ja mis ei ole sina. ehk siis põhimõtteliselt ma ei peakski midagi rääkima, lihtsalt inimesed tulevad, ma võib-olla puudutan teda, võib-olla teen talle baasi, võib-olla ma ei tea, mingit muud energeetilist asja. ja kõik on muutunud, kõik on teisiti, kõik on lihtsalt nagu lihtne, kerge, lõbus, hea on olla. aga enamik inimesi, vaata, üks asi on see, vaata, see on see jumalikkus meis, noh, mis ma olen, kuhu ma olen nüüd jõudnud ja mis on nagu minu tunne, see, mida ma nagu kogen kogu aeg, on see, et selleks, et olla, ei ole vaja nii palju võimelda. me Mhm. juba olemegi, me juba oleme. lihtsalt, et kui see teeb lõbu ja kui see teeb nalja ja kui see teeb ja samamoodi ka see draamad, eks ju, mis inimesed, ma ka loon vahel draamasid, ega siis ma olen samasugune Mõistan. surelik, onju, eks ju. ja kui on nagu üliraske mingil hetkel, mingisugused asjad tahavad nagu puhastust, siis mul on ka vastavalt toetajad, eks ju, et noh, keegi just küsis mu käest, et Kaidi, et sina, et kuidas sina siis nüüd, mis mõttes mina, et et ma nagu olen samasugune surelik, aga minu arust ei tee midagi teistsugust või Mhm. teistsugusemat see, et ma olen selline, nagu ma olen või et olen nii palju kuskil suurtel lavadel olnud või teen mingisuguseid suuri asju. et vaat siit tuleb jälle seesama teadlikkuse või teadvuse
ühiskonnateadvuse mingi teatud mingisugune tase, ma ei oska seda kirjeldada, kus nähakse, et midagi on parem, midagi on nagu kihvtim, midagi on justkui suurepärasem. See on illusioon, seda ei ole olemas, ta on lihtsalt nagu minu see sära, vaata numbrite keeles sa ütlesid ka, ma olen nii ere tõenäoliselt, et ma lihtsalt tõstan, jah, särts, et selle särtsu pealt inimesed lihtsalt, sa ütlesid ka, et sul on külmavärinad ja kas sa kuumaks läksid ja mis asjad, ma lihtsalt panen põlema kõik panen põlema selle, mis ei ole tõde. Saad sa aru? Ehk siis ma toon selle elu nähtavale läbi sinu keha, sest et keha tahab täiega olla elus. Ja vot see on see aspekt, mida mina oma seanssidel justkui nagu kehastangi. Et ma ei tee seda, ma lihtsalt olen see. Et inimesed, kes minuga kokku puutuvad, siis see toimub läbi keha. Ehk siis keha hakkab ise justkui vabastama kõike seda, mis ei mida ole sinul vaja. see on nii huvitav, see justkui nagu tekitab sellise tunde, mitte tunde, aga kui ma räägin väiksest, sinu väiksest lapsest, vaata, või igalühel on see meie väike mina, et kui ma ikka vihjan oma klientidele ka, et millal sa viimati temaga oled rääkinud või kas sa tead üldse, mis asi see on ja nii Mm. edasi, et mul tundub, et siis, kui sinu ruumi inimene tuleb, siis ta saavutab kohe kontakti oma väikse minaga, Jah, sest, sest tegelikult meie sees see pisikene väike laps on ju, siis lapsel ei ole piire, ta lihtsalt on, ei, ta on jah. ta elab ja sinus ongi see trrr, saad aru, selline nagu ilutulestik paugutab igale poole, lihtsalt, et tal on vaja vabadust ja sa tekitad seda tunnet arvatavasti ka inimestele, et need tavalised asjad, mida naaber ütles või sugulane helistas või niimoodi, et siis need kaotavad täielikult nagu mingi mõtte. Ja see on üks pool ainult, aga siin on ka see teine pool, mida inimesed tihti ei taha ka näha, on need hästi rasked kohad inimestel, vaata, mis on hästi ära pakitud, hästi ära pakitud, noh, sul on ka kindlasti niisuguseid kliente. Et nendes, noh, need on kõik nähtaval, vaata, nad tulevad kõik nähtavale, mis tähendab seda, et ega ma nendega siis need asjad, mis nähtavale tulevad inimesest, eks ju, et seal ei ole nüüd see koht kohane, et ma seal sädemeid pritsin ja seda mängu mängin edasi, vaid see on see koht, kus noh, tõenäoliselt see on nüüd, noh, kui ma ise vaatan ennast, siis noh, et see on justkui nagu selle valguse ja pimeduse tants, vaata, mis koos tegelikult tantsivadki kogu aeg. Mm. Et see julgus sellele pimedusele endas otsa vaadata, tekib nagu nii turvaline tunne sellel inimesel, et ta lihtsalt vaatabki sellele otsa ja lihtsalt lasebki sellest lahti. Mõistad sa? Sest ma olen Mhm. nagu märganud ka seda, et inimesed ei julge lahti lasta. Ja millal nad lahti lasevad tihti on see, kus nad noh, kõik need uskumused, et üldse see lahtilaskmine võiks olla kuidagi mingit moodi mingi protsess, see on tegelikkuses nagu Mul oligi just praegu küsimus selles suhtes, et kui sa jõuad nii kaugele, et klient saabki nagu vabaks lasta või ta saab aru, mida ta vabaks peab laskma, võib-olla selleks, et inimeste keeles aru saada rohkem inimeste keeles, sa võiksid lihtsalt tuua ka mingi näite, täiesti mingisugune lihtsalt näide, mis on hästi arusaadav, siis sellest räägitakse kui protsessist, et see ei toimu lihtsalt üleöö ja nii edasi. et see võib olla iseendale ka hirmutav. hästi sa teed vahepeal, saad aru, selline nagu nii magus mul on nagu, vestlus, see on annad nii hea, tunda. et sa seda räägid, mul on nagu see, et kui sa annad mulle mingisuguse teema, vaata, siis mul lähevad silmad põlema, et nagu oh my god, see on see, nagu ma tahaks nagu, ma olen nagu kirurg, vaata, nagu kisun Ja. lahti neid asju ja anna, vaatan anna siia. minna. aitäh, et sa oled just selline, seda ma ootangi, vaata, et mina usaldan hästi seda, et arvatavasti keegi praegu küsib seda või tahaks küsida, kes näeb, mis Mhm. sest, et me praegu salvestame, see tuleb hiljem, aga vot ma usaldan alati seda, ma panen enda energia juba sinna sellesse positsiooni. Nonii, Mhm. Oota, küsi uuesti, mul juba kadus ära. et mis see küsimus too oli? mingisuguseid näiteid näiteks sellest, et mis asi on see lahtilaskmine, et nii nagu räägivad väga paljud Mhm. just inimeste, kas aitajad terapeudid, mida iganes, et see on protsess, et see ei käi nii, nagu sina ütlesid. aga too mingi Vaata, näide. kõigepealt ma tõstan välja kõiki teid sellest mõttest üldse, et mingi asi on protsess. Mm. Sest see on ka ära otsustatud, järeldatud, paika pandud, et see on nii. Ja kui ühiskond ja inimkond ja terapeudid kollektiivselt selles tööstuses, kus me arvame, et me saame aidata kedagi, loome seda, et neid, kes abi vajavad, alati tekib ja siis me söödame veel pähe sellise mõtte, et see on protsess.
ehk siis see on teadvuse seisund. mm, minu maailmas on see koht, et aga mis siis, kui see võib olla teisiti, kas sa lubad lihtsalt endal korraks teadvustada seda, et see võib olla niimoodi? mhm, See on jah või ei vastus, mhm, eks ju. mhm, ja nüüd vastavalt sellele, kui sa ütled ei, siis ma küsiks selle peale, et mida sa armastad pidevas protsessis, selle asemel, et elada kohe. eh, see on nii lahe. On ju. ja samal ajal selles ei ole midagi halba, kui sa armastad protsessida, mul ei ole midagi selle vastu. Mikspärast ma holistikat edasi ei teinud? tead, miks või? sellepärast, et see oli nii kuradi, vabandust väljenduse eest, protsess. Mm, Asjad võivad muutuda kohe, kui ma otsustan siin teadvuse tasandil läbi keha. mhm, sest et noh, ma olen märganud, noh, ise ma olin ju samasugune, ma tean nii palju, mul on see võime teadvustada nagu meeletult kõike, nagu sisse suumida ükskõik kuhu kohta, teisel pool maakera keegi või kuhugi maasüdamikku või ma ei tea, teisele planeedile bla, bla, bla. aga et kehasse tulla, on ju, et sedasama asja teadvustada läbi keha ehk siis kehastada siin planeedil, siin selle naisena seda teadvust, mida ma tean. mm, vot see on nüüd see, mida enamik inimesi ei taha. aga mhm, see on see keha, just seesama, tema annabki sulle selle võime kohe muuta, kui sa mm, ainult lubad. ja noh, mitte midagi muud ei ole, kui me lihtsalt teadvustama seda kohta, et ma olen teadvus ja kui ma olen teadvus, siis teadvus on, eks ju, energia, energiaväli ja kui ma olen energiaväli, siis mina ju otsustan, mida ja kuidas ma mõtlen. mind huvitab hästi viimasel ajal sõnad ja tähendused, sest kõik need tähendused, mis me anname mingisugustele asjadele, on ka ühed asjad, et me peaksime ümber justkui nagu tühistama kõik selle, mis me oleme õppinud justkui keelena, nende mm, sõnadena või nende tähendustena. sest et aga mis siis, kui nagu nipsust mhm, kõik see, mis justkui eile tundus, mulle meeldis tohutult hästi see, kui Eva Lepik ütles seda, ta nii minu sõnadega ütles, et aga mis siis, kui see, kus me praegu siin elame, kes nii-öelda protsessivad või teevad mingisuguseid asju läbi, ma olen ka nagu aeg-ajalt tuleb mingeid teemasid. aga mis siis, kui see on uni? mm, aga mis siis, kui see on uni? ehk siis, kui sul, see on jällegi energiamäng, aga miks mitte mõelda nii? kui mm, palju lihtsamaks teeb see elu, on ju, mhm. kohe. issand, ja kui kui ma nüüd üles ärkaksin ja teeksin nüüd päriselt seda ja oleksin päriselt nii, nagu ma päriselt elada soovin, kohe tunda soovin, näha soovin. et selleks ei ole vaja protsessi. ja samal ajal jällegi, kellele see kuulub, see mõte, et selleks on vaja mingit protsessi või et vaja läbi töötada mingeid asju või et nagu see on meie meelekonstruktsioon jällegi nii-öelda spirituaalse ego mingi uus tase. see on nii kihvt, kuidas sa Mitte neid sõnu, kui sõnu ritta sead, kuidas sa neid räägid, et selles suhtes Eeva Lepik kusjuures käis eile külas. meil oli just ah, kui lahe. Eeva Lepikuga ja oli hästi-hästi põnev podcast. ma olin täiega nagu, mis noh, see on soomekeelne väljend nagu, et nagu müüdud. ma olin lihtsalt vait Jah, nagu sukk mingi 6 tundi vähemalt. ma olin lihtsalt jah, vait. jah, Iseendaga toimetasin ja ma mõtlesin, et oot-oot-oot, et see, jah. kes ma olen ja saad aru küll nagu, mis protsessid mu sees eile käisid ja nii ongi, et see on nagu nii kummaline. ja, ja see on nii kihvt ka, kusjuures mulle meeldivad väga palju huvitavad asjad selles suhtes ka, et kui sa ütledki, et nagu, et see protsess, et aga kui see ongi uni, vaata, mis korduvalt jällegi tulevad, mingid teatud programmid hakkavad korduma alateadlikult. ma olen iseenda puhul aru saanud, et just kõik need inimesed meie ümber, see on ju tegelikult meile väga mõnus peegeldus, et kus kohas ja mida me toimetame siin oma elus. Ja siis on ikka vahest ajab mind nii naerma. no ma olen üldse selline väike kuku tüdruk, et ma mõtlen juba ammu natukene teistmoodi, ehk siis ma räägin veel kord, Kaidi, tänu sellele, et sa tegid seda, mida sa tegid, on minu maailm muutunud juba sealt alates teistsuguseks ja pluss veel kõik igasugused asjad, nii nagu sinagi ju. ega sa ka normaalne ei ole, vahest mingi hetk ma juba vahepeal mõtlesin, ma küsin su käest, et kas sa oled inimene, aga see polegi enam oluline. naine olid, ma kuulsin. et see on jah, tähtis. ega naised polegi inimesed, kusjuures. Nad on inimese sõbrad, vist keegi veel räägib sellist asja. võib-olla tõesti, võib-olla. ühesõnaga nii kaua, kuni no üks nagu kuidas öelda,
mitte moto, aga üks nagu teadlikkus on nagu see mulle, et noh, mis on mu tõega hästi sünkroonis, on see, et ma vastutan kõige eest ju, noh, ma vastutan nagu kõige eest, mida ma näen. Mitu inimest vaatavad, eks ju, ühte asja, nad näevad kõik tuhandet erinevat asja, onju. aga mina vastutan selle eest, mida mina näen ja kui ma tahan seal näha midagi muud, siis ma vaatan teise nurga alt, onju, ja mina otsustan selle, mis nurga alt ma vaatan. et nagu ja see nurk võib olla mingi selline, mida siin planeedil Maa pole kunagi varem nähtudki. mm, ehk siis, mis see veel kaasa toob? mis see veel kaasa toob, kui ma mõtlen ja loon oma elu selliselt, mida mitte keegi mitte kunagi, ma kaasa arvatud ise, pole isegi julgenud unes näha. ehk mm, siis, kuidas ma siis oma elu looksin, kuidas ma elaksin, kas ma noh, kus mitte midagi pole loogilist või kõik on täiesti käsitlematu ja mitte midagi pole ettearvatavat. et see ettearvatav maailm on see, mis inimesi tavaliselt hulluks ajab, sest me püüame kõike ettearvatavalt luua, vaata. ja mm. see on see, mis meie see aparaat siin kogu aeg genereerib, on ju. et kui me siit välja tuleme ja tuleme päriselt siia kehasse kohale elama, mida ma olen nüüd praktiseerinud nagu siin metsas elades või siin, kus ma elan, eks ju, ihuüksi, siis mis päriselt võimalik on ja mind meeletult inspireerib see, mis tegelikult päriselt veel võimalik on. Mhm, ja mitte siin peas, vaid nagu kehastuses, siin planeedil, ma olen siin selle kehaga, vaata, mida ma kogeda saan. mhm. väga võimas. See on nii huvitav, kogu see maailm. tead, vahepeal mul saavad nii nagu Eva Lepikuga eile, kui olin, siis ma jooksin vahepeal täiega nagu kokku. seepärast jah, mõtlesin, et ma nagu, ma ei teagi enam, mida ma küsima peaksin. sinuga tekib ka praegu väike selline jama, et justkui tahaks telepaatiliselt hakata rääkima sinuga, seepärast et sõnu kui selliseid polegi nagu enam vaja. see on, tõsi. jaa, see on see koht, kus siin hakkab kõik muutuma. aga ikkagi, kuna me oleme ikkagi läbi Zoomi, vaata, sina jah, Eestis, mina Soomes, me peame rääkima, oleme ikkagi inimesed, mõistame teiste tundeid ja et keegi kuskil midagi tahaks küsida, siis mina küsin nüüd praegu, ma arvan, et see info tuli ülevalt, et aga mis sinu elus siis muutus? Sa natukene rääkisid seda, aga ma tahan, et sa veel räägiksid, vaata just sellepärast, kui nüüd kellelgi on samasugune edukuse kood ehk siis 11812. see on nii tugev numbrite kombinatsioon, et kui sina oled nüüd selle numbrikombinatsiooni sees, siis sa oled selle meile väga ilusti praegu demonstreerinud ka, kuidas su sees on energiat. number ühtede ületoos, ütleksin niimoodi, see teebki seda. sa peadki võtma ohjad enda kätte, kes siis veel, kui mitte sina. ja see, et sa räägid, et sina tulid oma kehasse, oma fookusesse, kõik muud asjad, eks ju, siis see ongi jumalast õige tee. seepärast, et see, et jõuda sinna, mida tavaliselt sellised ühtede omanikud võivad teha, kui nad on negatiivses või oma mugavustsoonis, on see, et nad lihtsalt õiendavad, näevad vigu teistes ja nii edasi. võib-olla see on mingi etapp, mis on sinu elus ka käinud läbi, aga sa oled sellest nagu aru saanud, et au, 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 kaidikene, sa praegu lähed natukene lappesse. et jällegi see on see seisund, mis jällegi ma ütleksin, et see on väga hea, kui me märkame neid asju, et kus kohas me lappesse liigume, sest alati kõik on võimalik, on ju, ja võib-olla on see uni, et me lappesse läksime, vaata, mulle nii meeldis praegu see lause, mida jah, iganes, et nii, oota, mis nüüd läks minu küsimus meelest ära, ma hakkasin liiga palju ja ma tahtsin tutvustama. küsida, küsi uuesti, et siis ma saan selle täpselt kätte. ja ehk ehk siis siis see räägi asi, täpsemalt. ja ma siis räägi. lähen nüüd hästi fookusesse. kui sina jõudsid sinna staadiumisse, et sa hakkasid tegema hoopis midagi muud kui tupperwaaret ja sa süvenesid, ma saan aru, läbi aastate, sa oled nüüd siin, kus sa oled praegu, see ei käinud ju üleöö. mida on juhtunud sinu tutvusringkonnaga? ma ei räägi nüüd lastest, aga üldse need, kes siis olid enne ja kes on praegu, lapsed ikka jäävad lasteks ju. et seda just Mm. sellepärast, et kellel on seesama edukuse kood ja kellel on ka miljon mõtet, et tahaks minna ja tulla ja olla teistsugune kui teised. ja siis see tihtipeale, mis neid tagasi hoiab, et aga mida ütleb siis mu ema näiteks või mida ütleb mul siis näiteks see ja see. kui sa nüüd said aru, jälle küsimus läks liiga suureks, aga äkki sa said aru? ei, ma sain kätte, ehk siis mis on toimunud minu tutvusringkonnas sellest hetkest, kui ma läksin äh, holistikasse, siis väga palju ei muutunud. küll aga, kui ma astusin Accessi nii-öelda programmi ja hakkasin seda siis kasutama ja siis ka hiljem litsenseeritult õpetama, no siis noh, see muutus oli lihtsalt väga järsk. no see oli väga järsk.
no kuna ega ma ju ei tee asju sujuvalt. ja see on niimoodi. kas on või ei ole mitte no see midagi? nagu tuleb nagu, see on umbes niimoodi, ma kujutan ette, kui õudne see võis olla nagu inimestele, kes on harjunud nägema mind sellesama väega, aga kogu aeg niimoodi, et kõigil on mugav, Mm. mõistad? ja ja mõistan. seesama vägi nüüd järsku on täiesti teistpidi ja selliselt, et enam ei ole minuga mugav, sest et ma teen midagi, mis on täiesti arusaamatu. ma puudutan ja teen mingisugust imelikku asja. perekonnast rääkides, see oli väga raske perele, see oli väga raske ja mulle samuti, sest et ma olen alati sihuke hästi noh, rahvainimene, eriti nagu perekond on mul alati nagu hästi noh, hästi südames on ju. Mm. ja see oli väga keeruline aeg, sest et ja samal ajal ma mõistan, noh, mul oli emaga üsna keeruline, siis laste isaga üsna keeruline. aga noh, ma mõistan neid, sest et minul näiteks ma võin öelda ka paljud, kes ärkavad, ma nimetan, noh, mina ka siis ärkasin tollel hetkel, ma nimetan seda staadiumit selliseks nagu teadlikkuse tiinekas. tead Mhm. sa, kui need tiinekad on ju mingi 14-15 paugutavad uks ja ma tean paremini ja sina ei tea, ärka üles, on ju, tee paarsi. ja just. seda peaksite te kõik tegema, vaata. et ma olin niisugune tiinekas, ehk siis see ei olnud ka nagu niisugune adekvaatne, ma olin nagu teises servas, nagu viskusin justkui teise serva nagu mingisugune, tead, hobune, kes lasti talvel kuskilt laudast välja, kukkus kütma mööda maad, onju. ma olin põhimõtteliselt oma teadlikkusega selles kohas, et ma ei teadnud, mida ma ära teen. ja muidugi ma tegin lollusi ka Mhm. ja mitte väga toredaid asju ja mitte väga, noh, väga siukseid asju, mis ma praegu mõtlen, et jesus nagu, aga see oli kõik tarvilik selleks, et nii-öelda see tasakaal kuskil hetkel jõuaks siuksesse kohta, kus ma päriselt saan aru, et ma olen alati armastatud, alati. et isegi kui see pööre oli mu lähedastele keeruline, eks ju, et ja ehk siis mina lihtsalt soovitan praegu, kuigi ma töötan naistega, eks ju, hästi palju selliste noh, naised, kes ka milliseid suhteid praegu naised loovad pärast neid programme ja asju, mis ma nendega tööd teen. see selleks, ühesõnaga asja point on see, et muutuse tekkides, kui see teadvuse seisund muutub, siis me peame lihtsalt armastama seda iseenda osa, kus me justkui oleme varem olnud kaotsis ja samal ajal mõistma oma lähedasi ja sõnadega väljendama, noh, mis ma praegu näen, eks ju, et üteldagi sõnadega oma lähedastele, et ma olen praegu esimest korda elus iseenda sees endaga vestlusi pidamas, mida ma pole mitte kunagi varem teinud. Mm. ja see võib tunduda kallis mees või kallis ema või kallis isa või lapsed, et see võib tunduda väga õudne teile, ma mõistan seda. aga see on esimene kord, kus ma hakkan võib-olla ma võib-olla olen hakanud ennast kuulama ja kuulma ja see ei tähenda, et ma teid ei armasta, ma armastan teid väga. Mhm. minul puudus tollel ajal see tarkus sedasi väljendada, sest ma olin nagu tule seda. seal kohas, aga tegelikkuses on see haavatavuse koht, sest et ja miks inimesed usuvad või arvavad tihti, et kui tuleb see ärkamise koht või see nagu eneseteadlikkuse koht või ma nüüd tahan hoopis niimoodi neid asju teha või hoopis teistmoodi asju teha, et see ei ole sellepärast, et kedagi kiusata, see ei ole sellepärast, et teile koht kätte näidata, see ei ole sellepärast, et te kuidagi valed olete ja ma kuidagi õigem olen, vaid ma lihtsalt elus esimest korda hakkan looma suhet sellega, kes see tüüp siin on, vaata. ja see võib tunduda teile üsna sihuke nagu, et sa ei olegi meiega enam suhtes, olen küll, aga ma olen teiega palju rohkem suhtes, kui ma olen sellega siin suhtes, vaata. Mm. et see koht on see nendele, kes praegust on sellises kohas, kus noh, tahaks uksi paugutada ja samal ajal olla ka hästi nagu kohal, et tehagi selliseid noh, tulla kohale kehasse. sest kohal tihti me ei saa aru, mis see tähendab, et kohale kehasse, rahusse.
kõige lihtsam asi hingata, lihtsalt hinga või lase omale baasi teha, see on ka, paneb kohe magama, kohe rahuneb kogu närvisüsteem, sest et see närvisüsteemi üle mm, kuidas nimetada siis aktiveerumine, et see on põhimõtteliselt kõik see, mis paneb meid pidevalt kuhugi tormama, kuhugi edasi minema, ikka millestki puudu, see on niisugune nagu luup, mis mm. käib kogu aeg. aga tegelikkuses, et kuidas sealt välja saada, noh, see ongi täpselt see nüüd, kuidas ma naistega nüüd töötan, see on ainult teadvuse ja närvisüsteemi üks programm, mis hoiab kogu aeg käimas, vaata, et sa ei saa justkui seisma jääda. et seisma jäämine, jääme seisma aga seda sa juba ja vahepeal mis mainisid. siis sealt tuleb? See on kummaline. kas ma võiksin sellist asja veel küsida, kui sa suudad meenutada, et kui vana sa umbes olid, kui sa seal Tupperwarest hakkasid seda Accessiga toimetama? Umbes keskeltläbi. Äh, või see see oli 45? Access 2012, ei, vabandust, 2013 tuli Access, ei, valetan, 2012 ma lõpetasin holistika ja see oli maikuus ja Access tuli mu ellu siis 2012 veebruaris. nii et ma paralleelselt hakkasin Accessiga pihta, Mm, nende tööriistade ja asjade noh, kõigepealt iseenda peal kogema, kuidas see töötab mu elus, mis asjad avalduvad, mis asjad nagu tervenevad, kuidas nagu, milline energiatase mul oli, see oli ju ebareaalne lihtsalt. ja, ja noh, kõik need, et see teadmine, et kõik on võimalik, absoluutselt kõik on võimalik mm, minu elus, minu kogemuses ja võimalik ka see, millest mul pole isegi veel aimu, et võimalik on. nagu see koht tekkis minus hästi-hästi suur ja vot see nagu see excitement elu vastu või see põnevus nagu, mis nüüd täna saab, vaata. see mm. on niisugune, ma no tean see seda on kõige tunnet. põnevam asi üldse ja. Ma tean seda tunnet, mul tuli praegu meelde, aga ikkagi ma tahtsin su vanust teada ma olin numeroloogiliselt. siis ma olin siis, oota, ma ütlen, ma olen 70 sündinud, see oli siis noh, arvuta siis numeroloogia. Ma täiesti nelikümmend peast. kaks. see oli siis jah, 42, ütleme umbes niimoodi, et miks ma seda räägin, on see, et väga paljudes kohtades mainin, on kolm olulist aega, 25, 35 ja 45. ja näed, sinul hakkas ka see transformatsioon siis just, ma olen tähele pannud, mind hullult huvitavad need asjad, sest väga paljudel toimub just siis. siis hakkab see elutee number toimima, siis hakkavad hingemissioonid kõik toimima ja samas just see ärkamine toimub siin. et mul oli siin vahepeal küsimus veel ka selles suhtes, et kas sa oled tähele pannud, et nüüd viimasel ajal, ma ei tea, mida nüüd viimase aja all nagu mõelda, aga on ärkamist rohkem hakanud toimuma, inimesed nagu justkui ja ärkavad teistmoodi. ma sain sügisel 55, eks ju. ja nüüd, no sellest hetkest, no ma võin öelda isegi natuke mingisugune pool aastat ennem seda hakkas see tohutu, just see keha aspekt, meeletult sügavusse minek, nagu kogu sellesse pimedusse, vaata huvitav, kas pole, et me nimetame kehateadvust alateadvuseks. Hmm. aga see ongi see kõige suurem potentsiaal, mis siin istub. ehk Mhm. siis nagu kehasse tulek, nagu päriselt kehasse tulek, seda looma. et see hakkas pihta siis jah, kuskil pool aastat enne, kui ma 55 sain, no nüüd praegust kõik lihtsalt leiab aset, ma lihtsalt vaatan ja teen suuri silmi, kuidas mul mingid asjad mu ellu tulevad, nad tulevad selliste, et varem oli see, et mina läksin, kuidas ma ütlen siis, et ma algatasin hästi palju asju. nii, Mm. ma läksin tegema, aga nüüd on nagu kuidagimoodi vastupidi, et mind kutsutakse või noh, ma tulen, kuidas öelda, minu juurde tullakse Mm. ja siis sealt tulevad mingid asjad, et see on hästi palju pöördunud, hästi palju. mina et, pöördusin ka et ma ei sinu saa mitte poole. ühtegi jah. ma ei saa mitte ühtegi asja teha nagu ise nagu algatada, noh, ma ei saa, et see tuleb kuskilt siit väljast, see mingi signaal, eks ju, ja siis tuleb see mingi teadmine, Mhm. eks, et noh, ükskõik kui palju ma siin särisen kodus, et ma nüüd peaks midagi tegema või tahaks midagi teha, ma ei saa teha, lihtsalt ei saa teha, see on nagu see keha hoiab mind siin nüüd, et nagu maga, Mhm. puhka, vaata oma tulpe, mine Mhm. käi koeraga metsas 3 tundi, et sellises kohas olen praegu.
see on väga kihvt. Jälle tuleb üks selline lapsepõlve või õigemini teismelisena, kui ma olin seal mingi 18 alla kuskile, siis ma mäletan, sõbrannaga rääkisime, et 40 ja 40+ naised, et issand, kui vana, saad sa aru? ja siis nüüd, kui ma ise jõuan, sa saad küll aru, mis ma nüüd nagu mõtlen, on ju, kui ma ise, saad aru, elu kõige parimad aastad, teadlikult Jah. parimad aastad hakkasid 40+, ma mõtlesin, et vau, mis asi see veel on nagu, et miks need naised ei rääkinud, et see ongi kõige vingem etapp ja nüüd veel edasi, kui ma olen tutvunud, ma olen ise 48 ja tutvun siin tead 60 ja 70, nad räägivad, et oi, Merike, oota veel seda aega, siis läheb see lappesse. noh, heas mõttes nagu vaata, mõtlen, et okei okay,, et kui ma olen juba praegu siin, kus ma olen, mis veel kõik võimalik on, et see on nagu mega. et mul tuleb praegu üks asi meelde, tead, siis kui sina või sellesse maailma jõudsin ka läbi sinu sinna Accessi. ma kindlasti kasutan ka teatud tööriistu hästi aktiivselt ja ma mäletan seda, et kui kõik on võimalik, siis ma sain aru niimoodi, et aga piire kui selliseid ei olegi ja see, mida ma muidugi ka läbi elasin, oli ju ka lähedastega hakkasid kohe nagu mingid käärid tulema, sest kuidas ma rääkisin mingi Honolulu juttu kogu aeg, vaata, kõik on võimalik. et tahtsime ära kolida korterist majja. kui see ei ole võimalik, ma ütlen, kõik on võimalik, kõik on võimalik lihtsalt. loomulikult toimusid ju tegevused, mingisugused asjad, mingid, ma hakkasin toimetama, et ma olin ettevõtja, ma olen kogu aeg ettevõtja olnud, et ettevõtja ei saa raha pangast laenu. ma ei tea, kuidagi ma sain, ma ei tea, kuidas see võimalik oli, aga ma ütlen, Kaidi, kui palju sina oled noh, me ei tunne teineteist, aga kui palju see, mida sina tegid ja sinu see sära, see on minu mõttemaailma pannud täiega vot niimoodi nagu teistmoodi käima. kõigil meil käivad protsessid või käisid protsessid, on ju. et ma olen väga tänulik teile kõigile ka, kui te kommenteerite siia, kes kui palju on Kaidiga ka kokku enne puutunud või vähemalt selle teemaga. ja ma tean, et Kaidil on nii palju ka selles suhtes järglasi, tahtsin ütelda, aga need, kes on saanud ju koolitust, ma ei oska paremini seda ütelda. Ja ma saan aru. jah, sest mina sain ka seda energiat sealt juba edasi. ja kusjuures tead, siin, kui sa ütlesid, et sa oled selline inimeste käivitaja ja selline tõmbad käima kõik ja oledki selline, siis sinu numeroloogiline kombinatsioon ka see edukuse koodis, need 3 ühte, mis sealt välja tulevad, see ongi käivitaja. sina ei peagi eriti nagu lõpuni viima, sina peadki käivitama, et igaüks võtab selle vastutuse ja toimetab seal. täpselt nii, et nagu räägin ja bueno. ma räägin ühte teist poolt ka, ega see käivitaja olemine alati pole olnud kõige toredam, sellepärast et vaata inimaspektis ma ju käivitan kõik asjad. Ma käivitan ka selle, mida inimesed ei taha, et nagu nähtavale tulevad, vaata. ja see on olnud minu terve elu kõige suurem väljakutse, sest mina uskusin, et ma olen halb Mhm. nende inimeste jaoks, kellel ma lihtsalt olen läheduses ja mingid asjad lihtsalt peksab näkku, vaata, ma olen midagi, võib-olla ma ütlen midagi, mitte tahtlikult, mitte kunagi kedagi solvata soovides, vaid lihtsalt ma olen. kas siis see sagedus või on see minu mingi vibratsioon või seesama, see kosmiline kood, eks ju, Mhm. või numbrid, et see miski blueprint, et see aktiveerib nii jõuliselt katalüsaatorina kõik selle, mis on justkui kaardinate taga ehk siis see nii-öelda see kardinate tagune tuleb igal inimesel, mis on niimoodi pingsalt kuskil all hoitud nähtavale ja siis ma mõistan, kui keerukas see on, püha püss, noh, et tahaks öelda, Kaidi, sina tegid, vaata, mis sa ütlesid, vaata, mis sa tegid, vaata, issand, mul on nii halb olla, ma pean sinust eemale hoidma, sest sa oled halb inimene. ja ma uskusin reaalselt väga-väga kaua seda, et ma olen halb ja kui ma ühes, ma ei mäleta, kas see oli mingi meditatsioon või kus kohas see oli, ma saingi aru ja ma usun, et see tuli ka Maiade kalendrist, mingi sihuke väike nõks tuli mul ikkagi siia kohale, et ma aktiveerin ja ma olen totaalne katalüsaator ehk siis nagu puhastaja, ma nagu teen platsi justkui puhtaks, vaata. ehk Mhm. siis justkui nagu võiks öelda, noh, sõnadega sitta lendab, onju. ma ja ütleksin, sa mitte oled nagu, ainult nagu, mis jah, asja ütles uuesti? et nagu väike pomm lihtsalt, saad aru, lihtsalt selline. ja et kas ma olen rahulikult või ma nagu kõnelen, et see, et kuidas ma olen, see oma mingit tähtsust, vaid lihtsalt see minuga kaasas käiv miski on see, mis aktiveerib, mis noh, tõmbab nagu nähtavale ja tõmbab lahti nähtavale selle puhtaks, selle tõelise, selle, kes sa päriselt oled, vaata, Mhm. et
et julgeda nähtavale tuua ka need kohad, mis me iseendas kuskil kardina taga hoiame. Et ma olen nagu seda energeetilist poolt hästi uurinud nüüd, et jah, see käib kaasas, et mikspärast inimesed ka julgevad tulla siia noh, coaching usse või siis minuga üks-ühele tööd tegema, ongi see, et ma ei käi, ma ei lilluta, et mul ei ole niisugust nagu nunnutamist, vaid ma küsin ühe küsimuse, on ju, ja ta on juba, see asi on juba muutunud. Et ma ei tee, miks mulle holistika isiklikult ei istunud, sellepärast et see oli liiga pikk ja aeglane protsess ja see oli kõik nagu sihuke nagu läbi noh tunda ja see oli lihtsalt nagu samamoodi nagu kõik need igasugused konstellatsioonid ja asjad. et see lihtsalt on nagu nii palju lihtsam on kõik Mhm, ja ma olen tänulik, et mul on kosmiliselt ja igatpidi kaasa antud see miski võime olla mhm, see. mhm, Nii et ma saan seda ära kasutada nüüd, enam ma nagu ei süüdista ennast, et ma olen halb, ma tegin kellelegi liiga, vaid ma lihtsalt olen. ja mul on kahju, et sa sedasi tunned ja kui keegi tahab arvata, et ma olen halb, noh, ta võib siis arvata. aga tegelikkuses no nad lõpuks ikkagi kõik saavad ju aru, et see on kõik nende enda sisemus, mis nähtavale tuleb. ja mhm. suur osa ikkagi noh, see on nüüd väike protsent muidugi neid, et nad praegu on ikkagi see koht tekkinud juba, et mu maailma tulevadki ainult julged. ja kui sa küsisid selle tutvusringkonna kohta, ega see tutvusringkond on 2012 kuni nüüd 2026 muutunud. et jah, tulid täitsa uued inimesed, täiesti uus seltskond, täiesti teistmoodi ja 2022 oli järgmine pauks, ma jällegi kukkusin totaalselt nagu kõik viskasin nurka. noh, suhe laiali, Access'i lõpetasin nagu päevapealt kõik nurka, täiesti ihuüksi. põhimõtteliselt elasin autos Hmm. ja kuskil 1,5 aastat tohutu kehasse tulek oli. ehk siis ma nii-öelda detoksisin siis kõike seda. ja noh, nüüd ma vaatan, et ikkagi mu maailma tulevad väga puhtad hinged, kellel on väga sügav ühendus teadlikkusega ja iseendaga ja eluga. ja ma näen selle kvaliteeti, mis praegust siis minu elus aset leiab. Mhm. selline nagu lihtsus ja samal ajal see lihtsus kannab hästi suurt jõudu, hästi suurt jõudu. et jah, et see See on võib-olla väga siis. hea. see on väga hea selles mõttes, et vaata, ma ei teagi, miks see on hea. mul on endal ka igasugused isiklikud protsessid käinud elus ja ma ütleksin ka, ütleme, viimane äkki 2,5 aastat või niimoodi toimus ka täielikult kannapööre minu elus. noh, numeroloogiliselt ma saan kõike tõestada, kas on üldse vaja tõestada, ei ole vaja, lihtsalt isiklikud aastaenergiad, mis viitavad, et ma pole praegu siin niimoodi arvutanud, aga kui ka hakata arvutama, siis saab väga hästi teada, mis aastaenergia on, see täpselt mõjutabki, meil toimuvadki mingid lahkuminekud, toimuvad mingisugused kriitilised probleemid, kellelgi on näiteks mingi pankrot, võib-olla on hoopis mingi lotovõit, kinnisvaraost, võib-olla vanaisa suri ära, kinkis sulle sellise lossi. no kõik asjad on kuidagi nagu numeroloogiliselt ka nagu vaadatavad ja see on tegelikult on vinge, need kõik asjad, teatud asjad on meile kõigile vajalikud, mitte kõigile, vabandust, mitte kõigile. et aga just sulle ja mulle. Vähemalt sina oled oktoobrilaps, nii nagu ma ütlesin, minul on sünnikaardis teatud kohtades on kümned, mis viitavad sellele, et läbi pasa lihtsalt ikkagi me tõuseme, raputame põlved puhtaks, ütleme nichivo, pane edasi ja lähed edasi, nagu lihtsalt selline jah, igaüks omal moel. Kaidi, aga sa oled siin maininud ka, et sinu juurde tulevad ja sa viitasid ka sellele, et naised, et ja sulle kuidas ma ütlen, issand, ma tahtsin ütelda, ma ei tea, oota, praegu tuli infosulg. kuidas need naised leiavad sind? ma saan aru, et mina leidsin sind nüüd üle pika aja Facebookis, aga ma pole su juures käinud, mulle lihtsalt meeldib see sinu kärts ja plärts, ma ütleksin niimoodi, sa oled selline hästi otse ja omadega, sest mul on ka hästi maskuliinsed numbrid edukuse koodis ja ma olen selline ka hästi otse trükkija. et aga kuidas need, kes sinu juures on, käivad ja sa mässad seal nendega, teed mingisuguseid üritusi, koosviibimisi, kas sul on mingi kommuun, kas sul on grupp? kommuun on võib-olla õudne sõna, ma isegi ei oska ütelda,
aga jah, räägi natukene sellest ka, et kui nüüd siin keegi kuulaja tahaks sinuga ka liituda või sinu juurde tulla või kontaktis olla, et mis ta tegema peaks? no ma märkan seda, et selliseid, noh, kuidas öelda, või noh, seda nagu gruppi või sellist seltskonda, noh, ei ole nagu niisugust konkreetset kohta, kus kohast või kus kaudu nad minuga justkui ühendust saavad, et ma olen nagu hästi loonud kuidagi niimoodi, et need, kes saavad kätte, need saavad kätte. Facebookis mind väga palju jälgitakse ja siis kommenteeritakse. aga mul on Facebookis ka üks niisugune grupikene, pisikene väike grupikene, mille nimi on siis Olemise Rõõm, kus ma igal reedel praegust olen teinud siis niisugust nagu laivi, kus ma siis teen nagu otse-eksperimenti ühe naisterahvaga, kes siis saab nii-öelda minu puudutust ja ma samal ajal kommenteerin, mis toimub, eks ju, ja siis me räägime ka, mis on toimunud, ehk siis ma olen nüüd 10 nädalat teeme seda, tal on nüüd see reede küll jääb ära, et järgmisel esmaspäeval on siis see järjekordne laiv siis, mis hakkab peatama kehas vananemist, ehk siis see teadvuse seisund kehas hakkab muutuma. ehk siis, mis tähendab seda, et keha teadvusega on hästi palju tööd ja siis ma kõnelen sellest, kuidas nagu energia ja keha ja meie teadvus läbi keha meile neid endid siis näitab, on ju, et sinna võib tulla Olemise Rõõm, et seda, see on niisugune üsna kinnine niisugune grupp, et ma usun, et me noh, sinna muidugi otsinguga seda väga ei leia, et on niisugune nagu, ta ei ole salajane, aga mul on noh, olengi teatud põhimõttel teinud selle sellepärast, et päriselt need, kes ka valivad, tulevad sinna. ja ma annan sulle siis selle lingi pärast, et kes tahavad siis Mhm. siit sinna tulla, siis tulge, et praegust on õige hetk seda siis siin jagada. ja Instagram, mille kaudu saab mind jälgida. samuti vastan tavaliselt kõikidele sõnumitele isiklikult, kes siis kirjutavad. ja siis on mul koduleht kaidikarilaid.com. mul on ka väike e-pood, kus on igasuguseid asju, mis te saate sealt nii-öelda salvestust teha, mingisuguste teenustena osta, on siis Stan Store, selle lingi ma pane ka panen ka mulle. siia. eks ju. Mhm. ja mis veel? SoundCloudis panete mu nime sisse, saate kuulata igasuguseid puhastusprotsesse, energeetilisi puhastusprotsesse, mingisuguseid salvestusi ja samuti Youtube'is on noh, sadu ja sadu videosid alates 2012, kui mitte varem. et see on nagu lahe ka järgida seda progressi, kuidas nagu see teadvus muutub, kes mind kuulanud on pikemalt. okei mis ta Youtube'is on? ma pole Youtube'is vist üldse trehvanud, ma olen Facebookis kuidagi näinud ja see Olemise Rõõm, seda ma ka täpselt ei tea, mina vist sinna ei kuulu, mul on selline tunne. noh, vahet ei ole, ma ei peagi igale poole kuuluma. just, ja. et oluline on see, mind alati hästi, noh, vaata, minu põhimõte on see, et vali seda, mille su keha ära tunneb, vaata. Mm, sest et vaata, meil on olnud pikka aega ikkagi see mentaliteet, et kus ta antakse tasuta, sinna tuleb minna, vaata. kui mm. kunagi nõukaajal oli see, et nõukaajal oli see, et mu ema vaatas järjekorda, vaata, seisis järjekorra lõppu ja siis, kui leti ette jõudis, sai alles teada, mida müüakse, eks ju. ja kõik seisavad, igaks juhuks läbi seitsame ka. et ei ole tarvis, ehk siis nagu, et see päris see kohalolus otsus, et kas ma nüüd tulen või siis, kui see info sinuni jõuab, siis võib-olla seal on mingi iva, eks ju, et sa võiksid Mm, sinna tulla, kui see kõnetab, et nagu mind kõnetab maailm, et me oleme oma otsustega kohal ja teeme neid otsuseid, mis on päriselt sünkroonis meiega, me kõneleme ja elame seda tõde nagu kõikides asjades, mm. eks ju, et me ei pea kuuluma igale poole, et see on ka mingis mõttes niisugune energia lekitamine, vaata, et käin korra ära, vaatan ära ja lähen edasi, eks ju, või siis ahah, siit köitis, siit ma saan selle tarkuse, aga mitte, et sealt antakse siia, vaid võib-olla ta äratab minus midagi, võib-olla ma äratan sinus midagi, sest asja point ongi see, et mina äratan, Mm. on ju, ja kõik välised asjad äratavad. et vastused on kõik meie sees ju. nii et see jah, sinna gruppi saab. ja väga võimas selles suhtes, et see on seesama, see tuletabki meelde mulle seda, mis me täna oleme väga paljus rääkinud, et vaata, elu on muutumises ja see ja, oli ka hästi hea tähelepanek, et korraks kuskil, nii nagu mul on numbrite keele grupp näiteks, ka see on suletud grupp, aga sinna saab teatud, lihtsalt paneb oma sünnipäeva mulle sinna. ma ei tee selle teadmisega mitte midagi, lihtsalt siis ma näen, kes tulevad ja kes mitte. ja siis see, et
sa võib-olla tuledki mingiks ajaks sinna, sa saad mingi teatud informatsiooni, võib-olla sa saad tuttavaks kellegiga seal omavahel ja su elu jätkub selles suhtes, et mina olen lihtsalt üks väike vahelüli. Kaidi on samamoodi üks vahelüli. sa saad midagi, sest Kaidi on minu elus väga suurt rolli elanud oma teadmistega ja sa oled kuidagi jällegi ära kadunud lainetena. ja see, et kui ma jah, nüüd jälle sinu Facebooki leht kuidagi tuli, ma olen nii väike scrollija, iga kord, kui tuli jälle sina tulid ette, ma mõtlen, okei, see on märk, ma kirjutan, mis siis ikka saab. et parimal juhul sa lihtsalt vastad mulle ja nii see lihtsalt juhtuski ja siin me praegu olemegi sinuga. et täpselt. suurepärane. kuule, kas sa tahaksid midagi veel siin tüdrukutele ja poistele lõpusõnaks ütelda? mis ma tahan ütelda, et nagu, ma tahan lihtsalt ütelda seda, et nagu oh, see läheb nii tiibiks ära praegust, mul läheb niisuguse turbokiirusega, et, et me ei pea mitte kuhugi jõudma. me juba oleme kohal. me ei pea mitte midagi saavutama. kõik on juba siin. ja isegi kui sa silmad lahti teed ja vaatad, et seda pole, siis sinu vaimusilmas, mida sa tegelikult tead võimalikuna, see on juba siin, lihtsalt nagu tunne seda, tunne seda, see on siin. küsimus on see, kui visalt sa kannad seda teadmist, et kõik on võimalik. ja see visadus kuidas öelda siis, et ta nagu teeb šahmatt sellele meelele Hipponsa ja laage on judos üks võte, kus niimoodi kasutatakse nagu, et tegelikkuses kõik juba on ja juhul, kui sul on põnev midagi teha, siis tee seda for the joy of it, nagu lõbu pärast, rõõmu pärast, sest ainus point ongi see, et see hetk, kus me praegu hingame, eks ju, hingame, sest keha hingab, on ju, ja Kirna, mu isa, kas omanik või kes see seal oli, ütles ka seda, et nagu ega elu mõõdetakse hingetõmmetes. on ju, mitu hingetõmmet sa kavatsed veel elada, on ja, ju, ja. ja kehas, mitte siin. ma tean kõike ja oskan sulle öelda, mis sul viga on ja mis sul vaja teha on, vaid nagu ma elan seda, mis ma kõnelen. ja selleks, nagu me jõudsime siin vahepeal ka, me ei vaja selleks sõnu enam. me ei pea kuulutama kuskil Facebookis või me lihtsalt nagu tänagi siin lihtsalt lõbutsesime. For the joy of it. ilma eesmärgita, lihtsalt nagu tantsida. sina sinuna, mina minuna, vahepeal mul koer norskas vahele, tegi siia mingeid passe, vaata nagu selles olemise rõõmusümfoonias on ju. et see ongi päriselt elu. ja kui mingis hetkes raputab sind kuskile kohta, mul oli alles siin eelmisel nädalal üks sihuke koht, sihuke must koht, kus ma läbi läksin. et see on normaalne. Mm. ehk siis, ehk siis kõik, mis ongi täpselt nii, nagu peab. ja ainus asi, mis meid hukka viib või mis meie seda tunnet ja mõtet tekitab, et midagi on halvasti või valesti, on sinu vastupanu või meie vastupanu sellele, mis on. sest kui ma ju vastu ei paneks, siis kõik on nagu on. üsna loogiline jutt, ütleksin niimoodi, et lõpp läks lappama, aga no las ta olla. las ta olla. see oligi see mõte, et selles suhtes, et kõik ju on ja meie oleme ja sul on juba kõik täpselt, olemas. jah. Mina sain Kaidi sinust väga hästi aru. no kui nad aru ei saa, siis pole hullu, noh. ja ma olen täiesti kindel, et me kõik saime sinust aru ja me lihtsalt olemegi ja tegelikult lihtsalt, et olla nüüd ja praegu ja siin ja kohal. ja aitäh sulle, kallikene. ja aitäh, kallis. sa ütlesid nii kihvtilt, mulle nii meeldis. päriselt ka me lustisimegi lihtsalt sinuga. nautisime teineteise energiaid ja seltskonda ja vestlesime ja lihtsalt nii ongi. suur tänu ja sulle. aitäh, Merike. aitäh aitäh kõigile. ja tšau, tšau. tšau, tšau.